palli teisele äärele, seal kastis on olemas, aga läheb pall pisut pikaks. Teeb seal Demidov 1-1 ära ja nüüd on olukord ja sealt on löögikoht ka, tuleb lööki ja see ei olnud üldse paha. Andreas sai sealt löögile. Jah, ja tundub, oleks ilmselt teine reaktsioon olnud. Talu. Ja siin tundus Kivijooksu, nüüd saab Kivijooksu. Kivi Villota vastu, sealt on abi ka, Talu on ka tulemas, Jüriso tuleb ka. Läheb palli Jürisole, kas tuleb lööki ka? Tuleb lööki, aga see on liiga pehme pall ja Nõmm saab selle, Ott Nõmm siis püüab palli kindlalt. Et Kuressaare rohkem välja tuleks ja Brunn saab minema, kas proovib peale ka, tuleb senderdus sinna taha posti. Proovitakse klaarida, aga see pall on jälle liiga lihtne ja Ott Nõmm saab selle ja mängu pealt ära ja tundus, et seal päris haiget sai ikkagi Villota. Talu mängib selle palli värava ette ja kukub. Ja küll pall on õnnetult lahti läinud, aga nüüd hästi teravalt. Ja nüüd jääb pall lahtiseks ja oi, seal on postis Brunn olemas, kes praegul selle värava ära hoiab ja Aaloe oli vist see, kes vaatame seda. Pajolt hea pall tuleb sinna. Ja jälle pikendab kuremängijatest sealt keegi ise. Aga lajatad, aga Juuseri. Ja nüüd jääb pall lahtiseks. Juuse rikošett oli ikka suhteliselt ootamatu, aga penalti. Ja penalti. Keegi Pärnu mängijatest, Limberg tundub, et on pikali seal maas. Vaatame. Limberg tuleb. Jah. Ei saanud aru, mis... Küll praegu aru ei saanud, jah. Tundus, et see pall tuli seal mõlema peale, nagu hüppas see... Ei tea. Oota, vaatame seda nurka nüüd. Saab Nõmm pallil enne pihta, tundus. Jah, lükkab, eks ole. Et ei ole selline vägivaldne... Jah, just. Tundub küll. Aga no ei tea. Vaatame, mida peakohtunik otsustab. Ta käib, vaatab selle olukorra üle. Varruumiga kõnelus käib ja räägivad oma vahel. Ja vaatame, mis see otsus on. Veel 3-4 meetrit vaatas ekraani peale taga. Ja näitab, et ei ole penalti. Tulla. Aga nüüd Jüriso. Hästi tuli. Brunniga. Tuleb Ott Nõmm, võtab selle palli ära. Ja tuleb siit järjekordne nurgalöök Kuressaarele. Võt siit see tuleb. Hästi mugavalt saab selle palli veel korra ette võtta ja tõsise tõrje. Ees Lepik tema. Ootamas mängib Lepikuga kokku. Ja Limberg proovib siit peale, aga kulutult. Aga Pajo Lepik seda tööd omavahel teevad ja kõrgemal, et sisuliselt tegelikult on ikkagi lausa rünnaku hetkedel on teise. Siia see esimene poolaeg ka lõpeb. Just nimelt. Ja siis Brunni olukord omakorda siis tahtis pigem üles ajada, aga ei saanud. Pajo jälle väga osavalt. Teeb siin 3 mehele, 4 mehele tehnikaga ära. Kutsusid ründajaid tagasi, kes olid läinud vahepeal. Kus see tuleb? Tuleb Nõmme peale. Nõmmel jääb ebamugavalt, pall läheb õhku. Sealt kõva maadlus käib, aga õnnelikult kukkus see Nõmmele ette ja sealt ta selle palli ära korjab ka. Nüüd jääb meeste summa kinni ja ei saa palli kiirelt mängu panna. Lepik paneb Aaloele, sealt tuleb kasti. Tagapostis on Limberg. Ja pall lõpetab väravas. Ja 1-0. Pärnu Vaprus on mängu juhtima läinud. Ka nii kangestunud ja Vallik oli siis see, kes kõigepealt algatas selle nii-öelda pööras järsult värava suunas ja Aaloelt lõpuks sinna taha posti. Ja tundus jah, et Vallik oli see, kes lihtsalt seal väravas seda palli veel puutus, et Limbergi nimele see pall värav peaks minema. No väga hästi löödud pall. Vaatame selle nurga alt ka ja no suurepäraselt. No paremini ei saaks kukkuda see täpselt sisse. Ja tuleb see terapall sinna, jääb see pall lahtiseks ka. Ja veel on lahtine ja tundub, et siit tuleb nurgalöök ka, et Vahermägi sai löögile ja mees karjatas ka korralikult, et oli siit teine väga lähedal. Jah, kellegi Pärnaka peanupp jäi seal veidi enne. Vaatame. Ja Viidas tegemas seal. Tuleb senderdus kasti ka. Ja täpselt samasugune olukord.
oli see pall jälle Lindbergi käes ja vaatasin, et tuleb täpselt samasugune olukord sinna lõppu ja nüüd korra uuesti. Tõepoolest, aga see Lindbergi pall oli täpselt selline, et vaatad, kukub jälle sinna. Seal tundus pigem selline nalja. Ikkagi üksjagu juurde. Aga muidugi Kuressaare üritab. Talu. Läheb kasti. Ei. Läheb löögile ka ja Nõmm tõrjub ja jääb see pall lahtiseks. Vahermägi oli justkui... Vaatame seda lööki veel. Justkui... Sinna Vahermäega maadlusesse ka. Tuleb see pall sinna. Nõmm on ka väljas. Nõmm on väljas. Pall on lahtine. Sepik oli see, kes klaaris. Tuleb lööki. Oi, milline löök ja Ott Nõmm ühe käega tõrjub palli. No siuke tõrje, et see... Ja vaatame selle Andrease löögi kõigepealt. Väga hea löök. Väga hea löök ja Ott Nõmm ühe käega selle... Või vaadatakse kiirelt. Aga ei, ja nüüd kogu on kõik. Lugu ja Pärnu Vaprus saab siis 8. voorus oma teise võidu ja... Magnus Villota 1-0 võit täna siit Kuressaare Kunstmurstaadionilt. Näen, et teeb tuju heaks ja võtta natuke oma sõnadega mäng kokku. Jah, tuju väga hea. Meil väga vaja neid punkte. Oota, mis see... Kuidas mäng läks? Ja no, siuke kõva pusimine, et lõpuks pusisime me välja, ja lähme lõbusalt koju. No täna nii, 0-1 kaotust Pärnu Vapruse vastu, mis mõtteid tekitab? No valus, et me ei mänginud ju tegelikult halvasti, et mis sa teed, et jalgpall on kord selline, et aga mis seal ikka, et ega siin ei ole aega kaua pead norus hoida, et juba paari päevast on uus mäng ja